Tere päevast jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänast saate teemad on saatse saapa ümber toimuv ja samuti jälgime Trumpi rahuvahendusi, viimane neist eelkõige Gazas. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oidsalu ja Erkki Koort. Julgeolek täna alustab. No nii, käime läbi sündmused ajaloost. 14, ma tean sinu lemmikrubriik. Suurepärane. 14. oktoobril siis 1805 talurahva rahutuste kõrgpunkt ja Kose Uuemõisas Harjumaal ründas 500 talupoega siis 100-mehelist sõjaväeüksust. Terve pataljon talupoegi. Terve pataljon talupoegi. Loomulikult ei võitnud nad kahjuks ja karistused said olema päris karmid. 1941 teine maailmasõda, Saksa vägede dessant maabub Hiiumaal, algab Hiiumaa vallutamine või mis algab suhteliselt kiiresti ka lõppes. 1988 leidsin ühe huvitava asja, et Eesti NSV ministrite nõukogu ja Eesti Kommunistliku Partei Keskkomitee andsid välja ühismääruse, millega kästi luua suhteid väliseestlastega. Üldinimlike printsiipide alusel, mis soodustaks väliseestlaste teadvuses murrangut, aitaks kaasa usalduse tekkimisele Eesti oleviku ja tuleviku suhtes Nõukogude Liidu koosseisus. See oli oktoobris 88. Mina mäletan, ma olin põhikoolis, siis me käisime sinimustvalgete lippudega juba. Sina oled endine vastuluuraja, kas väliseestlaste seast värbas KGB edukalt mõne agendi ka või? Loomulikult värbas. Poliitika töötas. Väliseestlaste seest värbas ju nii KGB, Mi-5, Mi-6, väga paljud teised riigid. Et eks väliseestlaste sekka sattus ka aegade jooksul igasuguseid inimesi muidugi. 1920 maailmast on teada, õigemini maailmast, on ka Eestis toimunud asi, Tartu rahuleping sõlmiti. Maailmast. See on tõesti maailmakuulus leping. Aga see sõlmiti Soome ja Nõukogude Venemaa vahel. Mis nagu sa korduvalt saates oled öelnud, ootab täitmist veel, piirid ootavad nihutamist. See on teine Tartu rahu. Meie Tartu rahu on ju 2. veebruaril. Ma ei kuulanud üldse kuuga. Mis Tartu rahus sa räägid? See on Soome ja Nõukogude Venemaa vaheline rahuleping, mis sõlmiti ka Tartus. Et eile oli Soome Tartu rahu aastapäev. Et selline fakt, aga jah, liigituskategoorias maailmas. 1904 Vene-Jaapani sõda Balti laevastik võttis Tallinnast kursi siis Port Arturi. Et teisele poole kaubanduskeskusesse. Mitte Pärnu, see on hea täiendus tänapäeva kontekstis tõesti, et Aasiasse nimelt. 16. oktoober 1932 Tartus toimus suur kaklus Eesti üliõpilaste seltsi ja korporatsiooni Sakala liikmete vahel, et ei suudetud maid ära jagada oma vahel. 1940 rajati Varssavi geto. 1946 poodi üles 10 Nürnbergi protsessil süüdi mõistetud sõjakurjategijat. 1964 katsetas Hiina esimest tuumarelva ja aastal 2002 avati Tartu vangla. Selline ülevaade ajaloost. Kas sul on veel ajaloolisi fakte, Erkki? Jäin mõtlema, et kui jube ikkagi on olla võimult kukkunud nats, keda siis lõpuks üles puuaks, et ei tasu olla nats. Ei tasu olla nats, ei tasu olla Putin. Et ma üldiselt inimeste surma ei toeta, aga Putini puhul teen erandi. Aga lähme edetabeli juurde. Välisluure eelarve kasvab ja väidetavalt seotud ka kriiside ajal parema hakkama saamisega. Jah, siin mõni aasta tagasi, ütleme 6-7 aastat tagasi esines ka olukordi, kus mõni välisluuraja küsis, et aga mis meie asutuse sõjaaja funktsioon on. Et nagu sellele ei olnud mõeldud, et oldigi seal kuskil kontorihoones ja kui sõda hakkab, siis ma ei tea, kuidagi hajutume või Kaitseliitu või... Välisluure on ju välismaal. Jah, aga hea, et sellega tegeletakse, selge, et see maksab.
hästi oluline, et meie sõjalisi võimeid võimalikult palju sellest lisaraha toetaks, et noh, niisama niisugust akadeemilist mõlgutamist, et seda teevad paljud instituudid, näiteks sisejulgeoleku instituut kohati isegi paremini. Ja ma tänan väga, muidugi me teeme seda suurepäraselt. Võtta heaks. Sama tegelikult uudisi küljes on ka tükk siis, kus on info, et kaitsepolitsei eelarve väheneb, aga tuleb arvestada, et see mõneti on niisugune eelarve tehniline küsimus, et seal sees on suure tõenäosusega nagu varasematel aastatel kaitsepolitsei uue maja ehitus, suure tõenäosusega mingid uued soetused. Laiapindse riigikaitse eelarvest tuli ju sinna paarkümmend pluss miljonit eurot. Nii. Et tegemist ühekordse rahaga, et selline igapäeva ülesanneteks tegelikult see eelarve, ma saan aru, et ei vähene, aga uudisest jäi küll mulje, et nüüd kaitsepolitsei eelarve läks kärpesse. Eelmisel nädala lõpus võeti kasutusele entry-exit süsteem. See on siis üle Euroopa välispiiride. Kui varasemalt on olnud, või siiamaani on tegelikult süsteem, kus inimene tuleb Venemaalt näiteks Eestisse sisse ja läheb Portugalist välja, lahkudes näiteks Brasiiliasse, siis Eesti teab, et ta tuli sisse meile ja Portugal teab, et ta läks nende juurest Brasiiliasse, aga Eesti ja Portugal omavahel infot ei vahetanud tegelikult, ainult juhtumipõhiselt uurimiste. Nüüd on siis süsteem, kus on näiteks näha, kui Vene luuraja tuleb Lätis sisse ja läheb Soome kaudu välja. Mina olin Siseministeeriumis aastani 2018. Selleks ajaks oli entry-exit süsteem pidi käivituma juba 5 või 6 aastat. Nii et see on tohutu pika vinnaga väga suur IT-süsteem, mis muide aga mis seal siis nii keerulist on, et inimestel on, eks ole ju, ega sul on vaja ju nimed, eks ole, paari rida veel. Selles ei olegi, ega andmeväljade kokkuleppimises ei olegi probleem, aga need tuleb liidestada kõikide liikmesriikide infosüsteemidega, mis tähendab seda, et see, kõik infosüsteemid on erinevad, et mõned aastad tagasi näiteks oli olukord, kus Eestis oli politsei, nii-öelda Kairi on võib-olla see kõige tuntud politseisüsteemi nimi on ja et oli olukord, kus siis Kairit kasutas nii politsei, piirivalve, kaitsepolitsei, välisluure, vanglad, maksutolliamet. Samal ajal Belgias oli kasutusel 14 erinevat politsei infosüsteemi. Mina mäletan aastast 2001, kui Eestis oli Keskkriminaalpolitseil oli oma Kairi, Võru prefektuuril oli oma Kairi, Narva prefektuuril oli oma Kairi. Ehk et see pilt üle Euroopa on väga-väga ebaühtlane ja valmisolek tegelikult seda kasutusele võtta kõikides piiripunktides, lennujaamades. Ma ütleks nii, et Eesti on nüüd esimene siis kes võtab selle täies mahus kasutusele kohe, teised võtavad selle osaliselt osades lennujaamades ennem, osades hiljem, merepiiridel järgmises etapis, maismaapiiridel veel järgmises etapis. Et mahukas infosüsteem, muuseas suures osas Tallinnas tehtud, et Tallinnas on ju Euroopa Liidu IT-agentuur, EULISA, või ütleme niimoodi, et nad ise ei programmeeri, tegemist on planeerimis ja nii-öelda selle valdkonna poliitikakontoriga. Aga tegemist on väga suure tegelikult süsteemiga ja väga suure muutusega, kui see efektiivselt rakendub, sest ka illegaalse immigratsiooni kontekstis on see hindamatu tööriist. Saksa välisluurejuht hoiatas, et Venemaa kujutab endast otsest ohtu ning praegune jäine rahu Euroopa Liiduga võib iga hetk lahvatada kuumaks vastasseisuks ja Saksamaa luurejuhi hinnangul on Saksamaa Venemaa Föderatsiooni vaenlane number 1. Lõpuks ometi on sakslased öelnud, et mitte, et Venemaa vallutab Hiiumaa, vaid Venemaa siht on Saksamaa ise. Vaata, kelle hinnangul oli Saksamaa? Saksamaa luurejuhi. Välisluurejuhi Saksa ise peab ennast Venemaa vaenlaseks. See on üsna äge retoorika muutus. Sakslased arvavad, et Venemaa peab Saksamaad enda vaenlaseks, mitte nemad ei pea Venemaad enda vaenlaseks. Ja see on kummaline muutus ja eriti arvestades, et siin hiljuti ju ka Angela Merkel tegi huvitavaid avaldusi, et temale omaseid avaldusi, et selle ajaga võrreldes on ikkagi väga kardinaalselt Saksa hoiak muutunud. Ja, Hollandi riik võttis üle Hiina omanduses oleva kiibitootmisfirma
mis on suhteliselt ka selline ilmselt samm õiges suunas. Põhja-Korea esitles uut mandritevahelist ballistilist raketti, mille puhul on tegemist paraadi esitlusega, eks, et tegemist ei ole katsetusega, et tegelikult me ei tea, mis see sisu on. Jah, selle uue raketi siis erisus on tahkekütus, ärge küsige, mis see on, see nagu ei mahu nagu hästi mõistusesse, aga ta on ikkagi siiski tahkel kujul, mis tähendab seda, et ta seisab selle raketi nii-öelda paagis kauem, seda ei pea vahepeal ära vahetama ja seda ei pea ka tankima. Ja tankimine on niisugune aspekt, mis teadupärast on ikkagi jälgitav kosmosest ka teinekord, et ilmselgelt ta täidab seal mitut eesmärki, et sul on suurem valmidus rakettidel, kui need raketid ükskord nii-öelda relvastusse jõuavad ja parem kaitstus, et nende asukohti on raskem luurata. Iseenesest see ballistiliste mandrite vaheliste rakettide omamine on olnud Põhja-Koreal üks õnnestunumaid nükkeid, kui nii võib öelda, kurb, aga tõsi, ja andnud neile ikkagi heidutusvõimet ja ma arvan, et see andnud ka julguse nüüd teha seda, mida praegu tehakse Venemaaga koostöös, ehk siis otseselt sekkuda Euroopas sõtta. Et kes iganes selle nii-öelda välja mõtles välja väga hea võrrandi, sellepärast et USA-l, ja ma tsiteerin ühte Randi analüütikut siin, et USA-l ei ole ühtegi porgandit, et meelitada Põhja-Korea tuumarelva loovutama ja niisama tuumarelvast loobumine on mõeldamatu. Ma arvan, peale Ukraina sõja algust maailmas keegi ei mõtle enam tuumarelva loovutamisele, vaid mitmed riigid mõtlevad selle hankimisele. Nii et see oli halb uudis meile, hea uudis võib-olla põhja-korealastele. Kõige lähemad NATO pealinnad Põhja-Koreale on Tallinn ja Helsingi. Et Alijev ja Putin kohtusid, Putin vabandas Alijevi ees, Andres Herkel kirjutas minust Postimehes selle kohta väga hea loo, et Putin esimesed 15 minutit häbi. Putin on ju tagasi jäänud seda lennukit, mis nad Groznõi kohal mineval aastal alla tulistasid ja mis tegi hädamaandumise Kasahstanis, sellepärast Venemaa ei lubanud hädamaanduda tal siinpool Kaspia merd. Lootes, et ilmselt, et kukub Kaspiasse ja asitõendid suures osas kaovad. Putin vabandas ja lubas maksta kompensatsiooni kannatanute omastele. Luuramisest oli korra ennem juttu. Luuramine Ungari poolt Brüsselis, mis on tulnud uudisena üles, et ungarlased on Brüsselis püüdnud siis inimesi värvata. Ma pean tunnistama, et ühelt poolt ma ei saa aru, kus uudis on, sellepärast, et Brüsselis on koos väga paljude riikide luureteenistused ja selleks, et aru saada, mida venelased või hiinlased seal teevad, on sul vaja ka oma luure seal omada. Nii et see on täiesti loomulik, et nad seal on. Ja seda, et luurajad suhtlevad ka Euroopa Komisjoni ametnikega, ma kahtlustan, et see on möödapääsmatu. Aga jälle, Erkki Bahovski väga hea käsitlus. Brüsselis on ka lisaks Orbanil oma meediavõrgustik, ingliskeelne, väljaande pealkiri on nagu oleks Brüsseli enda väljaanne, brüsselsignal.be näiteks üks selline, aga Fideshiga seotud inimesed tegelikult juhivad seda. Ungari omakorda hoiatas Ukraina luure eest, kes tahtvad pealt kuulata ungarlaste kõnesid siis mobiilvõrkude kaudu ja upitavad Ungari opositsiooni, et ka Ungaris on nimelt valimised kohe-kohe. Rootsi teatas, et Läti kaabli lõhkumine, siis merekaabel siis Läti ja Rootsi vahel, lõhkumine oli õnnetus, kuritegu ei tuvastatud. Madagaskaril toimus... see ei tähenda, kas ta oli õnnetus, kas nad tõendasid, et see oli õnnetus või nad ei tõendanud, et seal oli tahtlus. Et see ongi sellise kommunikatsiooni probleem, et meil on ka ju julgeolekuasutused ka, eks ole, me rääkisime Välisluureameti eelarve suurendamisest, et natuke paremat ja huvitavat analüüsi tahaks saada ja rohkem infot ikkagi, mida nad ise võiks hankida luureasutusena selle kohta, et mis seal nagu taristu ümber toimub ja
Euroopas täna, sa ise oled sellest ka kirjutanud vist, et Euroopas täna puudub üldse ülevaade ametlik sihuke akadeemiliselt valideeritud andmestik hübriidohtude ja hübriidkahtluste kohta. Et see vajab ka teaduslikku lähenemist, et ma ei tea, Eesti vähemalt toetab selle loomist, et kas see teoks saab, eks näis, aga see teadlikkus on ikkagi väga madal meil tervikuna. Teadlikkus on madal, aga meie püüame seda tõsta. Nii, Madagaskaril riigipööre, et algas rahutustest ja hiljem siis sõjavägi võttis juhtimise üle. Kuhu poole kaldub ei tea, kes selle taga on täpselt, on täna ka vara öelda. Aafrikas on vist veidi alla 10 riigi, kus viimastel aastakümnetel on mingi demokraatia toiminud, et selle Madagaskari riigipöörde puhul seal ka 2009 see praegune president, kes põgenes, selle aitas ka mõnevõrra seesama sõjavägi võimule, et seal puhtast demokraatiast rääkida ei saa, kui sul relvajõud reguleerivad seal poliitilisi suhteid, et see president kaotas toetuse, kuna ta andis välja juba liiga palju meeleheite signaale, üritas parlamenti laiali saata ja nii edasi ja siis sõjavägi luges olukorda ja leidis, et see ei ole poliitiliselt jätkusuutlik sellise juhi toetamine ja nüüd valitakse uus. Aga õnneks on Ghana, Senegal, mis need riigid veel on, kus on täitsa tervislik demokraatia tänaseks juba, et lootust on. Lootust on. Venemaa allveelaev läks Prantsusmaa lähedal rikki ja veeti buksiiriga läbi La Manche'i või Inglise kanali, siis kummalt poolt vaadata. Ja venelased ütlesid, ei, see ei läinud rikki, et nad jälgisid regulatsioone, et tuleb peal, siis vee peal läbi. See oli nende hübriidoperatsioon, mida keegi ei märganud. Keegi ei keskendunud sellele, milline see buksiiri võimekus tegelikult keegi ei hakanud kisama, et venelased eskaleerivad, tõusid allveelaevaga pinnale. Tõusid pinnale. FSB alustas Hodorkovski ja Karamurza ja väga paljude teiste välismaal asuvate opositsiooniliikmete vastu, Venemaa opositsiooniliikmete vastu siis kriminaalasja riigipöörde korraldamises. Riigipöörde korraldamises. Okei, uus asi. Ja tegelikult seda organisatsiooni, mida siis peeti selle keskseks, et mis on see, kuhu siis ümber on see kõik koondunud, see tegelikult loodi peale Venemaa sissetungi Ukrainas juba aastal 2022, nii et tegemist ei ole uue organisatsiooniga, menetlus alustati praegu. Tavaliselt Venemaa alustab menetlusi sellisel kujul siis, kui kusagil mujal on midagi halvasti, kuskil mujal on mingi probleem. Nii et võib-olla see vaevalt nad selle allveelaeva pealt tähelepanu ära tahtsid juhtida, aga võib-olla sõja teemade pealt küll. Venemaalt ka see uudis, et lekkisid Ural-Vagon-Zavodi dokumendid, Urali siis vagunitehas, mis tegelikult toodab tanke. Ja lugesin uudist ja mõtlesin, et väga hirmus uudis, et Venemaa kavatseb valmistuda sõjaks ja tohutus koguses tanke toota. Ja siis, kui ma vaatasin, et aastal 2026 kuni 2036 kavatsetakse toota 1783 tanki, mis tähendab umbes 170 tanki aastas. See oli Postimehes. See oli ka, Postimehes. See oli liialdus, Et siis see tegelikult see 170 tanki aastas sellise ettevõtte kohta ma oleks oodanud paremat sooritust. Aga Venemaa neid äsjaseid tankireserve arvestades, eks ole, et küsimus on, et mida sealt reaalselt tellitakse ja mingi tankireservi nad tahavad ju taastada. Peavad looma selle, kaitsetegevuseks. Ma ütlen, minu arust see toimus peale eelmise aasta augustit, kui ukrainlased ründasid Kurskit. Peale seda hakkas Venemaa suuremas mahus korjama reserve. Et minu jaoks umbes sinna kanti sattus. Võib-olla see ei olnud see trigger, päästik selleks, aga ja Euroopa Komisjon on tulnud välja siis ettepanekuga või vähemalt on lekkinud seal selline ettepanek, et tekitada droonimüür kogu Euroopale. Et droonimüür ei kataks mitte ainult siis valitud piire, vaid kataks kogu Euroopa piire.
mida see täpselt tähendab? Ja selle jälle piiridele keskendumine on nagu mõnes mõttes ikkagi pool lahendusest. Pool või vähem lahendusest. Ja seal oli ka arutlus selle üle, et kas võiks laiendada seda oluliselt või mitte, aga seda me näeme. Nii, aga nüüd läheme esimese teema juurde. Nii, me oleme soojaks rääkinud, nüüd on teemaks saatse saabas. Sina kui vana sisejulgeoleku mees annan põranda sulle. Ja, et saatse saabas siis lihtsalt taustainfoks võib-olla, kes nii täpselt kursis ei ole, on siis üks sopistus Venemaa Föderatsiooni täna ja Eesti Vabariigi vahelise kontrolljoone peal siis ja ta läheb üle piiri ääres kulgeva maantee. Ja selleks, et maanteed pidi sõita, tuleb läbida Venemaa Föderatsiooni. Mina muuseas Siseministeeriumist töötades sain alles üleeile või ütleme selle saatse saapa skandaali kontekstis teada, et seda ei reguleeri mitte ükski leping sealt läbisõitu. See on piiriesindajate vahel sõlmitud kokkulepe. Täpselt mina ei ole isegi aru saanud, kas see on kirjalik või suuline. Suuline lepe on ka kehtiv. Ja siis on aastaid, venelastega tuleb ettevaatlik olla suuliste, isegi kirjalike lepetega. Ja siis aastaid hiljem tõsi on kirjalikult kinnitatud üle, et see kokkulepe kehtib ja praktika jätkub. Nüüd minu jaoks see saatse olukord näitab kahte asja. Esiteks seda, et minu arvates Politsei- ja Piirivalveamet seda läbisõitu sulgedes käitus tegelikult õigesti. Et kui me ei suuda tagada inimeste turvalisust Venemaa Föderatsioonis, kui nad selle teelõigu läbivad, me ei ole kindel, mis seal juhtub, me ei tea ka, mida PPA veel teadis, eks. No see on väga loogiline, sest PPA ei saa avalikku korda tagada seal lihtsalt selles teelõigus, kus eestlased läbi sõidavad. Ja muidugi võib ju küsida, et meil on mitu aastat sõda käinud, eks ole, et mis toimub. Võin sulle saladuskattele öelda, et oli aeg, kui sealt sõitsid läbi ka relvastatud piirivalvurid, mitte ainult tavalised kodanikud. Äkki tuleks korrata. Sest tee lihtsalt läks sealt kaudu ja kokkulepped tundusid pidavat. Tänaseks on see lõpetatud, et tänaseks ei sõida muidugi keegi enam läbi. Aga statistika järgi sõidab sealt läbi ööpäevas umbes 200 autot. Nii et tegemist ei ole täiesti sellise külavaheteega, kus mitte keegi ei sõida. Et sõidetakse, ta on kohalikele tähtis liikumiskoht. Aga see, et me riigina, miks me ei ole riigina sealt ehitanud teed ümber varasemalt, eks hästi pikka aega loodeti, et kui piirileping on alla kirjutatud ja ta on 2 korda alla kirjutatud, siis piirilepingu järgi tegelikult see saatse saapa osa koos teega pidi saama Eestile. Ja mõned kohad lähevad veel vahetusse, seal on üleval pool on näiteks Lutepää kolmnurk ja selle sama, seal läbib ka tegelikult 50 meetrit umbes Venemaa territooriumi see sama maantee. Ja see ei ole täna suletud, et sealt saab jätkuvalt Venemaa Föderatsioonist läbi sõita. Et ühesõnaga selleks viisat vaja ei ole. Selleks ei ole viisat vaja, sellepärast, et seda jälle piiriesindajate vahel. Muuseas, mõtlen lihtsalt seda olukorda, kus näiteks lihtsalt teoreetiliselt on keegi oleks sealt läbi sõitnud, Venemaa oleks ta kinni pidanud ja Pihkvasse vangimajja pannud. Ja siis ütleme, et on mingisugune kas, ma ei tea, ÜRO Peaassamblee, Julgeolekunõukogu või mõni muu formaat, kus siis meie välisminister Margus Tsahkna ütleb, et Venemaa on rikkunud rahvusvahelist õigust. Ja siis tuleb Sergei Lavrov, ütleb, et Venemaa selle juhtumi puhul on järginud rangelt rahvusvahelist õigust ja riikide vahelisi lepinguid. Ja tal on õigus, sest rahvusvaheline õigus tegelikult selliseid, see on täielik anomaalia, mis saatses on. Ja riikide vahelist lepingut meil ei ole. Et mina olin täitsa veendunud, et see on olemas, aga tuleb välja, et seda ei ole. Püüdsin meenutada, näiteks kunagi pidasin läbirääkimisi ja kirjutasin alla piiripunktide lepingu Venemaaga Moskvas. Et kas seal oli see sees, aga seal ei olnud seda sees, sest ta ei ole ametlik piiriületuse koht.
ta ei olnud selle lepingu ese. Et selles suhtes on tegelikult väga suur probleem, et meil on 4 aastat varsti sõda kestnud ja me ei ole suutnud ehitada 5 kilomeetrit teed, me ei ole suutnud mürsutootmist käima panna ja võib-olla veel mõned asjad on ju, et me oleme varmad teistele riikidele ütlema, mida nad julgeoleku kontekstis tegema peavad. Aga seesama juhtum, kus me valmistume ränderündeks, on ju, me oleme siingi saates sellest rääkinud ja tegelikult meil on Saatse saapa puhul, kui sinna oleks venelased toonud kurde või iraaklasi, siis ei ole seal ei ole tara selle koha peal, on ju, seal teelõigus, et mis me siis seal teinud oleks, selle tara kiiresti ehitanud, võib-olla. Et probleem on ja tegelikult ma saan aru, et valitsus homme arutab seda, rattad on nii-öelda käima pandud, et seda kiirendada, probleem on ka keskkonnamõjude hindamisega, kuigi ega väga suurt keskkonnamõju ühel 5-kilomeetrisel külavaheteel nende geograafiliste tingimuste juures olla ei saa. Aitäh huvitava ülevaate eest. Teine huvitav aspekt oli siis, mis juhtus selle uudise või sündmusega maailma meedias muuhulgas. Räägime sellest. Ja ühismeedias ka ringi vaadates mulle laiemalt tundub, et Ukraina suunalt ka üritatakse üles puhuda mingeid juhtumeid, näidata seda, et Venemaa eskaleerib. Iseenesest, nagu sa kirjutasid oma arvamusloos, Vene sõdurite ilmumine Vene territooriumile ei ole peab mis suur skandaal. Aga selge on see, et sellest territoriaalsest kuuluvusest hoolimata selle tee kasutusleping nii-öelda tava oli justkui olemas ja nüüd see tava katkes ja tava katkes natuke ohtlikul moel, sest kui seal ööpäevas liigub, eks ole, 200 autot ja sul on mingid bandiidid seal väliste märkide järgi, Vene relvajõud tegelikult, et siis tekibki küsimus, reaalne turvalisuse küsimus ja selles mõttes turvalisust teatud määral, piiratud määral, aga siiski ohustati. Aga ütleme sellisel moel, et see toimus Venemaa territooriumil, Eesti elanike turvalisuse ohustamine. Ja loomulikult, kui politsei näeb, et lepped enam ei kehti ja relvad avalikus ruumis, eriti automaatrelvad on oht, et siis loomulikult ei saa seal liigelda, et kui ma ei tea, kuskil Pärnu maantee ääres oleksid ka tegelased, eks ole, et ma arvan ka liiklus ikkagi suunatakse ümber. Ma arvan, et lääne meedia jaoks ja võib-olla ka Ukraina meedia jaoks oli, ütleme niimoodi, et ma arvan, et keegi ei usu, et arvestades Eesti ja Venemaa suhteid, kas või saadikute puudumist, on ju kõiki muid asjaolusid, et olukord, kus üks Eestimaa tee läbib kilomeetri ulatuses Venemaa Föderatsiooni, seda ei saa olla, inimesed arvavad. See ei ole võimalik, see on mingi kurioossum on ju näide, et me oleme selles olukorras on ju 34 aastat elanud. Meie jaoks ei ole kurioossum, see on täitsa normaalne olukord olnud, sest kogu aeg loodeti piirileppe peale. Nüüd ammu ilma me teame, et Venemaa on piirileppega, kui mitte otsustanud seda üldse mitte alla kirjutada, siis vähemalt sellega olulisel määral venitada. Nii et tegelikult turvalisuse huvides oleks võinud ära ehitada vähemalt 2022 peale siis selle sõja algust, aga tegelikult väga keeruline on seletada inimestele seda, et kuulge, venelased olid ühe tee peal, mis on Eesti tee, aga see asub Venemaal. Et oota, nad olid Eestis, ei olnud Eestis, nad olid Venemaal, aga see oli Eesti tee või? Sest väidetavalt on olemas ka üks teehooldusleping kunagisest ammusest ajast, mis siis reguleerib seda, et Eestil on kohustus seda teed seal ka Venemaa Föderatsiooni territooriumil hooldada. Suure tõenäosusega on see ka ehitatud see jupp seal kogu aeg siis Transpordiameti lepingulise partneri poolt. Et see on nagu keerukas, aga ma vaatasin ka see mis ta oli, Institute of War Studies, on ju sõjauuringute instituut Ameerikat, rääkis mingist nullfaasist. Mis nullfaas? See on lihtsalt see, et relvastatud venelased on Venemaal, kuigi Tartu rahujärgsel Eesti territooriumil, siis
selle veebruarikuise Tartu rahu. Muidu, kui ma selle artikli kirjutasin, et hea uudis on see, et venelased on Venemaal, siis ma vaatasin, üks kommentaator oli sinna alla kirjutanud, et kas ma ei tea, et Tartu rahu kehtib. Et tean küll, aga ma ei saa soovitada, et kuule, hea inimene, mine Petserisse ja vaata, mis juhtub. Ütleme, artikkel 5 selle nii-öelda Petseri okupeerimise pärast praegu algatada ei saa. Reaalsus on teine. Täna on ta de facto Venemaa kontrolli all ja meil on see ka Saatse saapa tükk on nagu päris maailma asi, et ta ei ole mingisugune selline lihtsalt teoreetiline unel. Jah, eks see võib-olla läänes resoneerus ka seoses Krimmi roheliste mehikestega, eks ole, et see ikkagi oli venelaste mõnes mõttes, halvas mõttes hiilgehetk, et kui nii-öelda elegantselt saab asju ajada, eks ole, kui tundus, et venelased oskavad lüüa kiirelt ja täpselt, vajadusel ilma lolli massi kasutamata, nüüd see ongi nende toonane maine, mitte enamat õnneks. Võtta selles suhtes, et kui sa võtad nagu kuvandi, siis Vene sõduri, kuvand on see, et Vene sõdurid takistasid Eesti elanike sõitu tee peal. Mis on ka faktiliselt õige. Täiesti 100% õige. Aga see on Venemaa territoorium, täna Venemaa kontrollitud territoorium ja see on nagu asi, mis ei mahu mustrisse. Näed, meil läheb endal ka ajusõlme seda olukorda siin laates, aga ma toon veel 3 näidet, mis selle juhtumi juures on olnud, et see sõjauuringute instituudis on nullfaas, mis on tegelikult selline, mis ei ole mingi nullfaas, tegemist oli Venemaa territooriumi, ikkagi rõhutame seda veel kord. Teine asi on see, et ma vaatasin, Martin Ehala kirjutas siin Postimehes, et see oli e-valimiste diskrediteerimiseks, mille puhul ma pean tunnistama, et minul on raske seost näha, aga ta viitas seal mingisugusele hollandlasele, kes siis hübriidrünnakuid oli esile toonud, et neid võidakse kasutada ja muidugi võidakse kasutada. Ja ma lugesin, ma nüüd ei suuda allikat praegu öelda, aga kus siis oli välja toodud, et Moskva otsib igal pool üle maailma siis neid kohti, mida kasutada lääne diskrediteerimiseks on ju pidevalt. Ja oli toodud Saatse saabas ja teine näide oli kusagilt Lähis-Idast. Et kuulge, et Moskvas kindlasti ei ärgata üles ja ei mõelda selle peale, et kuulge, meil on üks Saatse saabas, diskrediteeriks nüüd korra seal Eestit. Et ma ikkagi ei ülehindaks seda juhtumit ja ei alahindaks võimalust nii-öelda piirkonnas kas õppuste, mingite vippide viibimist või mingisugust, ma ei taha öelda metsa eksimist. Kõikide selliste hübriidaktsioonide puhul, see oli nagu sõjaline aktsioon, see oli nagu sõjaline suke väike performance, eks ole, etenduskunst pigem oligi sellisele kommunikatsiooni asjana ilmselt mõeldud, loodame, et oli, ei tea ju, võib-olla keeravad hulluks ja nagu teevad põhimõtteliselt ka midagi, et taas elustati see rohelise mehikese meem jälle uudistesse saamiseks, et eks ole, et eskaleerumise oht on siin, kui te siin liiga palju Ukrainat toetate ja et me ei karda eskaleerida sõjaliselt. See oli see nagu nii-öelda see sõnum, mida see pidi kandma ja kahjuks see hüsteeria läks ikkagi üsna kiiresti nagu üles, mis alati aitab selliste asja puhul on tausta statistika andmine. Ma arvan, sina tead, mulle on räägitud, et piiri ääres on tehtud igasugu asju. Et see piir on nagu, see nii-öelda venelaste repertuaar on seal lai, on ka relvast lastud lihtsalt ja siis vaadatud, kuidas Eesti pool reageerib, eks ole, õhku või midagi, et kuskil piiri ääres käib pauk ja siis vaadatakse, mis protseduurid käivituvad ja kuidas tehakse, eks ole, et tehakse mingeid teste, sellised veidraid. Et alati peaks seda nagu tausta ka andma ja sama asi on, sama ootus tegelikult on ka meediamajadele, et pange siis konteksti, ajalisse konteksti ja sest et alati sellised uudised tunduvad nagu pretsedendituna. Sellisel moel käitumine oli justkui pretsedent, aga piiril teatraalne trollimine on pikka aega juba toimunud. Lihtsalt need vahendid on erinevad, kas siis on seal jõepoid või muud
teemad, droonid, eks ole. Et see repertuaar on neil lai. Meil oli juhtum, kui aastaid tagasi siseministriga käisime piiril, toona veel ei olnud piiri välja ehitatud, ma arvan, see oli 2013 midagi sinna kanti. Ja küsimus oli, et mida me saame teha piiri tugevdamiseks, sest toona poliitilist otsust ei olnud. Öeldi, et enne piirilepingut me seda välja ei ehita. Rahandusministeeriumil oli alati hea võimalus, kui on ettekääne raha mitte anda. Ja siis kui sa lähed piirile, siis on oluline võtta teisele poolele teatada, et kes seal liigub, et teine pool ei hakka siis kahtlustama ebaseaduslikku piiriületust. Eesti pool teatas venelastele, et meil on delegatsioon piiril, nende piiripostide vahelisel alal mingi, ma ei tea, lihtsalt suvaliselt 170 kuni 185 ja siis 185 juurest lähme välja. Ja mis siis oli, piiripost number 185 juures oli Vene patrull, kes siis jälgis, kes seal delegatsioonis on, midagi asjatasid nad seal tegid. Aga nad olid kohe kohal seal selle juures ja hambuni relvis muidugi. Et seda, et liiguvad mundris ja relvis piirivalvurid piiri peal, see ei peaks kuidagi üllatus olema. Ja muuseas, kui oli politsei piirivalveameti moodustamine, siis mõned politseinikud küsisid, miks on piirivalvuritel vaja pikka püssi, et piisab püstolist küll. Ja toona ministeeriumi otsus oli see, et me ei luba neid pikki püssi ära korjata, sellepärast, et ka see on kuvand, mida on teisele poolele vaja. Et kui sul on ainult selline püstoliga relvastatud politseinik, siis midagi pole teha, ka teise poole arusaam, kellega ta peab koostööd tegema, on teistsugune. No täna on ju ka piirivalvel installaasa, eks ole, tankitõrjelasud ja tulevad ka droonitõrjevõimed peagi, et asi areneb, et piiri turvalisus ei ole nii halb meil, kui sellest saapa juhtumist tundub. Sellest räägitakse muidugi selles kontekstis, et politsei piirivalveameti moodustamine likvideeris sõjaväestatud piirivalve, et tegelikult kindral Ants Laaneots korjas ka lillid piirivalvest omal ajal ära. Ja mingil määral toimubki praegu piirivalve siis PPA sisese piirivalve hübridiseerumine, et ta muutub natuke rohkem ka sõjalist jõudu projitseerivaks üksuseks. Aga jälgime olukorda loomulikult saatse saapa ümber, aga soovitus, mis meilt siit välja koorus, on see, et tasub hoida fookust, selgitada, anda tausta ja tegelikult ka meediaportaalidel ikkagi väga palju pöörata tähelepanu sellele, et kuidas see kuvandiga välja paistab, sest tegemist on äärmiselt komplitseeritud ja keeruka konstruktsiooniga, et seda selgitada ka näiteks meie välispartneritele. Aga vahetame teemat. Nii, järgmine teema, rahuvahendused, mida Trump siis maailmas teeb. Trump jäi nüüd Nobeli preemiast ilma, sellepärast, et selle sai üks Venezuela opositsiooni esindaja, kes ütles küll, et ta võib selle medali Trumpile anda. Raha vaevalt, et Trump tahab, et raha on tal endal ka piisavalt. Aga vähemalt arvatakse, et ei tea, kas on. Et midagi pole öelda, et kindlasti omaette saavutus on see, et Hamas suudeti mingil määral rahule sundida ja pantvang vabastama. Trump survestas Iisraeli ja tegelikult Hamasi survestasid Egiptus, Katar ja Türgi. Ja ütleme, et ilmselt selleks jälle päästikuks või selliseks survemomendiks sai see, kui Iisrael tulistas Kataris Hamasi siis ühte kogunemist. Katar ja Iisrael mõlemad on piirkonnas USA liitlased, kes küll omavahel läbi ei saa, aga see moment tundus, et ajas ikkagi väga selgelt ka ameeriklastel harjapunaseks, et Katar on justkui ka meie kaitse all ja nüüd tegelikult on tulistatud nende territooriumi meie teise liitlase poolt, kellele me oleme relvi andnud. Et see rahule sundimine käis, need pantvangid vabastati, surnukehade üleandmises on kokku lepitud, aga tegelikult kui vaadata, mis Gazas täna toimub, siis millega Hamas tegeleb, on seal inimeste hukkamine, süüdistatuna väidetavalt marodöörluses,
röövimistes ja koostöös juudi riigiga. Tegelikkus räägitakse, et on hoopis selles, et tegemist on konkureerivate või alternatiivsete rühmitustega, siis kes ei toeta Hamasi sellist jäika hoiakut. Gaza sõda, mis siis järgnes, tuletame meelde ikkagi Hamasi 7. oktoobri jõletule rünnakule 2 aastat tagasi. Et jõletu tegu ja andis kõik õigused ka maailma silmis Iisraelile korraldada seda, mis nad korraldasid samuti väga jõletu teo. Siin konservatiivsed hinnangud ütlevad 67 000 tsiviilelanikku surnud. Iisraeli armeele oli see ajaloo kaotuste poolest ajaloo vist teine peale Jom Kipuri sõda. Jom Kipuri sõjas oli kuskil, kas oli mingi 2-3 000 hukkunud Iisraeli sõdurit, aga Gazas oli seal kuskil 400 pluss, mis näitab ka, et tegemist oli üsna intensiivse andmisega. Seda näitab kahjuks ka Gaza nii-öelda purustuste statistika, seal mingi 70-80% on purustatud ja vajab suuresti taastamist, hinnatakse 70 miljardit eurot või dollarit läheb selle jaoks, elame-näeme. Aga see kogu selle asja jätkusuutlikkus sõltub peamiselt sellest, kas on poliitilist alternatiivi, mida sa nimetasid siin. Kui seda ei ole, siis ei ole väga kellelegi üle anda, kui tehakse tehnokraatlik nii-öelda valitsus ja selle volitused pikenevad millegi pärast, sellepärast, et nii-öelda ebastabiilsus pikeneb ja Iisrael määrab, kes seal on, eks ole, siis see suund ei ole selline nagu ÜRO ja on siin viimati osutanud ja paljud lääneriigid ka nüüd juba, et Palestiina riik võiks ikkagi tulla, et selleks veel eeldusi tegelikult loodud ei ole, kuigi justkui õhutatakse ootusi. Ei, et tuleb tekitada mingi tõesti Hamasile reaalne poliitiline alternatiiv, muidu see jääb kõik korduma ja muidu jääb Iisraelile ka ajaloo silmis võib-olla ikkagi mingil määral õigus. Ja samas see tohutu kahju, mis on tekitatud, on siis justkui tulutu, sest need samad terroristid on jätkuvalt võimul. Et sellel kindlasti toimuda lubada ei saa ja lääs peaks ka seal vaatama pragmaatiliselt, et kas vaadata seda varianti, et on eraldi riik, mida juhib terrorirühmitus järjekordne Lähis-Idas või siis on mingi teistsugune variant, kus ongi seal see tehnokraatlik valitsus ja siis igavesti saabuv Palestiina riik, et siis võib-olla kogu regiooni stabiilsusele oleks hea see teine variant. Ütleme niimoodi, et juutidel on ju selle piirkonnaga ajalooliselt olnud juba väga pikaaegne tülikiskud, et selles piirkonnas piibli ajal elasid vilistid, kellega siis juudid sõdisid ja kelle linnriigid siis vahepeal vallutati ja vahepeal jälle läks teistpidi. Tuleb tunnistada, et kui ma vaatan neid kaadreid sellest Gaza sektorist, siis on ju, need on kordades hirmsamad tegelikult isegi Ukraina purustustest. Aga tuleb ka seda arvestada, et Ukrainal käib sõda suurel territooriumil. Seal on sõda sisuliselt sellise suurlinna ruumi piirkonnas. Ka Ukrainas ikkagi idas ja kagus on olnud ju linnu, mis on täiesti maha pommitatud, et seda ikkagi päris öelda ei saa, et see Gazale kuidagi alla jääb, aga selle tiheduse peale või ütleme selle nii-öelda territooriumiga võrreldes see ulatus on väga suur tõesti. Kui ma võtan summeeritult, siis Ukraina purustuste hulk on kindlasti suurem, selles pole kahtlust, aga lihtsalt Gaza on niivõrd väike maariba kontsentreeritud. Sõda on ühelt poolt olnud intensiivne, aga teiselt poolt on selle piirkonna sõja eripära, ma ei mõtle nüüd Iisraeli ainult, on ka enamasti majade hävitamine. Et mida Iisrael tegelikult ka on teinud, eks varasemalt hävitanud maju. Ja mida ka on teinud, oleme ausad, Ameerika sõjavägi Fallujah lahingus 2004, mis oli mingi 3 korda vist vähem intensiivsem kui Gaza, aga see näitab, et ikkagi väga kurb sündmus ka. Et see linnaruum on selles suhtes, ütleme niimoodi, et süstemaatiliselt rusustatud. Põhjused on sõjalised, aga põhjused on ka väga selgelt selleks,
et raskendada inimeste tagasipöördumist. Seal on see sotsiaalne katastroof, mille ees see piirkond juba jupp aega seisab, on tegelikult kohutav. Probleem on selles, et Palestiina see Gaza sektor ikkagi mitukümmend aastat tegeles sellega, kuidas Iisraeliga edasi norida, kuidas edasi sõdida. Selle asemel, et kasutada rahvusvahelist toetust, mis suurel määral ikkagi oli tekkinud palestiinlastele ja liikuda edasi tegelikult demokraatliku riigi ja sellise asise ühiskonna ülesehitamisega. Mina ei kujuta ette, kuidas sellises kohas seda järgmised 20 aastat teha. See saab olema üüratu väljakutse. Hamasi premeerimine ka jätkus kahjuks seekord ju nendega seotud võitlejaid ju lasti vanglatest ikkagi tohututes hulkades. Ma ei mäleta, mis see vahekord oli, aga kas oli 100-le või seal pantvangi? Midagi sellist. Või isegi suurem. Ei, see oli suurem. 1000 ja 20 ongi umbes üks ajana. Et selgelt suurem, et see jällegi annab uut verd peale Hamasile, mis on jabur. Ja sa pead arvestama, et sellise sõjapidamise juures sul tekib ka väga palju noori, kes jäävad orbudeks ja kellel tekib ainus väljavaade. Ja noori on lihtne radikaliseerida nii julma tsiviilsõja puhul. See oli muide ka Fallujah linnas nagu viis täiendava sunni radikaliseerumiseni, mitte nagu probleemide lahendamiseni seal. Et esialgu tuleb vaadata nädalate kaupa, kas see relvarahu üldse püsima jääb. On tahetud desarmeerida Hamasi, see tuleb kõigepealt ära teha. Mina küll ei näe seda võimalust. Ja kui sa ka desarmeerid, siis kui need inimesed saavad uued relvad kuskilt mingilt sponsorilt, et mis seal vahet on, et küsimus on lihtsalt selles, et kas, kui palju jõudu Hamas nagu suudab koguda ja mis nende siis strateegia on, et kas nad hakkavad kohe andma või nad koguvad, plaanivad ja teevad siis midagi. Et sellest sõltub ka relvarahu. Ütleme, vaadates, kuidas nad praegu ikkagi teevad puhastust seal oma opositsionääride või vastaliste seas või konkurentide seas, siis mina küll ei näe, et see üksus, et kuidagi moodi oleks võimalik relvitustada. Et võib-olla sellise struktuuri parteipileti võib-olla nad annavad ära, aga relva nad kaevavad kuskile tagahoovi maasse. Seda nad kindlasti ei loovuta. Ja nüüd on nagu see küsimus, et on räägitud, et järgmine võiks olla rahu Ukrainas, aga kui Iisrael on ikkagi selline küll piirkondlik suurjõud, siis Venemaa peab ennast ikkagi USA-ga võrdseks ja ta ei lepi sellega, et USA saaks vahendada nüüd tema rahuläbirääkimisi siis Ukrainaga, et ütleme, et need kõik praegused pingutused on ju liiva jooksnud. Ja teisalt jällegi rahu poolt räägib see, et siin Kiili ülikooli relvastusabi monitori siuke kodulehekülg on, mitte selle nimega küll, järgi on ikkagi lääne abi kukkunud märgatavalt sel aastal. Sellel Trumpi tagasivalimisel on olnud selge mõju, esialgu jäädi ootama, siis vaadati, kas Trump lihtsalt surub kõik nii-öelda näoli põrandale ei surunud. Seda lootis ka Euroopa ja see oli probleem. Ja Euroopa on jäänud, mulle tundub, sinna nagu istuma, et seda uut nagu strateegilist algatust, et mis nüüd saab teisiti pärast seda, kui Trump on ütelnud, et võib-olla see asi on ikkagi võidetav, et seda ei ole, aga see võib tähendada jah, et nüüd see puht poliitiliselt, eks ole, motiveerituna, siis Trump hakkab seda rahusurvet uuesti panema, ju nad teevad siis mingisuguse võib-olla ka värskendavat strateegiat, vaatavad üle, mis toimis, mis mitte ja siis äkki üritavad midagi kas vana teha, mis juba toimis või siis midagi uut. Et vaatame, et oluline on, et abi jätkuks, et need rahu läbirääkimised ongi kahjuks olnud selline tähelepanu varas rohkem nagu globaalsel tasandil selle konflikti puhul. Absoluutselt. Putin on seda väga oskuslikult. Ja selle nii-öelda oodatava rahu tingimuses on raske ka ühiskondadel mobiliseerida läänes, eks ole, ressursse ja endale seletada, et miks me nüüd saadame siis, kui seal nagu rahu tuleb. Et seda ei ole ka nagu väga hästi tehtud.
absoluutselt, aga ütleme niimoodi, et tõmbame saate kokku, et võimalus, et Trumpi suurem tähelepanu pöördub nüüd Ukrainasse, on täiesti olemas. Millised arengud seal toimuma saavad, eks seda näitavad lähinädalat, aga suur tänu vaatamast, kuulamast ja turvalist päeva.